Seinad kerkivad, seda on mõnus, ma ütleksin isegi lõbus vaadata, kuid täna läheksime oma jutuga tagasi maja projekteerimise faasi. Nimelt igal hoonel, kaasaegsel hoonel on oma nii-öelda targa maja süsteem. Milline see saab olema siin Tallinna tänav 1 Redori objektil, seda täna uurimegi. Pisli tegeleb sellega, et see maja saab hästi targaks. Kui targaks ta nüüd saab? 1-10-8. Et 10 on veel natuke aega. Et antud hoonesse on siis projekteeritud ja ehituses on siis Pisli targa kodu lahendus. Arendaja on otsustanud pakkuda antud hoonele siis üsna maksimaalset paketti, ütleme niimoodi, mis siis sisuliselt tähendab tavakasutajale, et tal on integreeritud ja ligipääsetav läbi aplikatsiooni, läbi telefoni aplikatsiooni või seinaekraani enamus hoone funktsionaalsust, mis puudutab siis läbipääsulahendusi, mis puudutab kütte jahutuse juhtimise lahendusi, mis puudutab ka läbipääsu. Samamoodi siis kõik tema näidud on talle alati kättesaadavad, elekter, vesi, küte ja need ka näidud esitatakse siis iga kuu lõpus esitatakse siis vastava haldusplatvormile. Et mida võib-olla täna peaks mõtlema ja võiks mõelda, on siis valgustuse juhtimine ja kardinate juhtimine. Ma siin tahan nüüd kiiresti vahele küsida, kas see tähendas praegu seda, et kui inimene on otsustanud, et ta siia Sakku endale nüüd uue korteri ostab, praegu juba käe vahele paneb, et mehed, ma tahan niimoodi ja siis te kavandate sinna sisse ja ehitate välja. Just nii. Ja praegu on ka väga õige aeg, sest et kui rääkida lisandkulust üleüldiselt, siis antud ehituse faasis on igasuguse kaabli tõmbamine lõppkasutajal ikkagi kõige soodsam. Et tihtipeale piisab ka juba praegu paigaldatud Pisli riistvarast teatud funktsioonide juhtimiseks, aga see nüüd oleneb juba natuke iga korteri enda eripärast ja iga kliendi enda soovist. Et kui me räägime siin valgustuse juhtimisest, siis kõige lihtsam lahendus on lihtsalt funktsioon kõik tuled kustu, kõik tuled käima. See võimaldab siis kasutajal sisuliselt ka igal pool üle maailma ligi pääseda selle funktsioonile, panna tuled kustu. Näiteks jääb sul kuskil põlema mõni tuli või sa kahtled selles, kas kuskil jääb midagi põlema, siis sa saad seda igalt poolt tegelikult ka sisse välja lülitada. Ja muidugi on võimalik lisada ka grupi juhtimisi, mis tähendab seda, et sul on sisuliselt kontroll iga valgusti või valgusti grupi üle, seda lihtsalt kas sisse välja või timmerdatav funktsioon. On näiteks korteri omanikul võimalik sisse minna mingisse keskkonda või näitu, et ta saab ise vaadata, et palju tal nüüd elektrit läks ja palju tal vett kulus ja nii edasi. Absoluutselt. Et see on baaspaketis sees, ehk siis igal inimesel tekib ligipääs läbi Androidi või iPhone'i aplikatsiooni, olenevalt mis telefoni ta kasutab. Ja isegi siis, kui ta ühtegi telefoni ei kasuta, siis igasse korterisse ja tegelikult ka äripinda tuleb eraldi tahvel seina peale, kus on tegelikult võimalik ligipääseda kõigile nendele funktsioonidele. Samamoodi ka näitudele, sealt sa saad vaadata ka tagasiulatuvalt, sa saad seda igat pidi tükeldada, vaadata, kuna sul oli kõrgem tarbimine ja nende näitude põhjal teha ka kaalutletud otsusi oma käitumistarbimises. Selline siis eelvaade sellest, milline see maja saab olema, kui ta lõpuks on valmis ja nii nagu tähele panite, kui te tahate oma kodule veel mingeid häid funktsioone lisada, siis praegu on õige aeg nii-öelda käsi vahele panna. Nüüd aga käime üleval platsi peal ka ja uurime, kuidas töö läheb. Harri, me oleme täna saanud mingi aimdusi, kui palju ühes majas on juhtmeid, elektrist me ei rääkinudki veel. Kui suur on see nüüd objektijuhi kohustuste osa, et kõik asjad saaksid õigesse kohta? Objektijuhi kohustus ülemäära suur ei ole, pigem on objektijuhi kohustus seda kontrollida, et kõik on tehtud vastavalt projektidele. Objektijuht mõtleb ikkagi hoone ehituse algusest lõpuni läbi. Küll aga võib-olla need hilisemad staadiumid mitte nii detailselt, aga sisuliselt paari kuu plaan on üsnagi detailselt ette mõeldud. Aga võtame tänase päeva seisu, 2 korrust on püsti, esimene korrus, see on see administratiivkorrus ja üleval siis esimene elukorrus, et kui palju nendes etappides oli vaja nüüd ette mõelda, et hiljem, nagu öeldakse, vähem jamasid tuleks. Et see, mida me hetkel näeme, mis on nii-öelda ette ära tehtud.
hetkel liiga palju veel sellist asja ei ole olnud, et peaks palju ette mõtlema, küll aga jah, mis me oleme ette ära teinud, oleme korrustele tõstnud šahtide ladumiseks mõeldud kiviplokid ja hilisemaks avateedeteks aknad, et neid oleks lihtsam paigaldada, seepärast, et need on meie järgmine samm peale hoone monteerimist. Aga Harri, praktiliselt sinu selja tagant on näha seal majas sees ka fassaadi pilt, ilupilt, seal on rõdud. Kuhu need rõdud saavad? Tavapäraseid konsoole ei ole ju. Ei, täna veel rõdusi monteeritud ei ole. Rõdud on meil lahendatud sedasi, need me monteerime peale hoone enda monteerimist. Meil on vahelagedesse pandud spetsiaalsed rõdukandurid, rõdulatid, mis siis ankurdavad selle rõdu elemendi, konsoolse elemendi hiljem hoone külge kinni. Ja kui täna siit inimesed mööda sõidavad, nendel on kindlasti küsimused ja see just sel juhul, kui nad ei näe seda fassaadi pilti, et ühes kohas on siin Tallinna tänava pool must kivimüüritis, siis on jälle hall paneel. Kuidas see hiljem hakkab välja nägema? Hiljem hakkab välja nägema täpselt nii, nagu minu selja taga oleval pildil on, et see, kus täna hetkel on hall betoonelement, sinna tuleb laudis peale.